vaikselt oleme vist saabunud tagasi sellelt väga üürikesed pausilt. Aeg läheb päris kähku ikkagi, kui reede õhtul kanepist rääkida. Et nüüd tuleb siis selline lõbusam osa ja võib-olla veel avatum arutelu. Väga hea, et enne juba tekkis selliseid küsimusi. Et teen siis väikese tutvustuse ka paneelist. Üks väga tähtis härra on puudu. Küll ta tuleb. Teda te enne natukene nägite juba. Tema sai hiljem pausile ka, tõsi. Aga ma siis äkki teen natukene algust. Et nagu juba enne ütlesin, mina olen kvaliteedijuht Nordic Hempist. Tule ka meie juurde. Ja Nordic Hempist, siis, kui me siia tulime, siis võtsin kaasa oma hea kolleegi Joonase. Joonas Põllumäe on siis tooraine eest vastutav kvaliteedijuht ja ülemuse võtsin ka kaasa meie tegevjuht Hardi Oja. Ja Ahtit mina kaasa ei võtnud. Ahti oskas ise siia tulla, et Sadal Agro omanik Ahti Kalde ka. Ja siis vaikselt teeme jutu otsa ise lahti ja jooksvad siis saate küsida järjest küsimusi. Ja, mina olen puldis, siis ma luban jätkata Ahtil Sadal Agro kogemusloost. See on esimene slaid lihtsalt. Enne muidugi sa tegid juba sükse väga hea teksti ära, aga kui nüüd veel midagi jäi ütlemata, siis praegu on see koht. Miks üldse alustasid? Minu küsimus. Miks alustasite kanepi kasvatusega 2015 aastal? Eelmine õppepäev sai seda isegi räägitud vist. Jah, mul endal ei meelest, et 2016, aga siis ma vaatasin vanu fotosid, kus me sinuga oleme põllu peal seal kuskil Pataste kandis. See, kus kadunud miljoni jaoks me tegime neid pakke. Ja see oli 2016 aasta kevad. Siis oli loogiline, et see kanep oli juba 2015 maas. Et jah. Et need samad põhjused, väga paljuski need samad põhjused, mis seal tahvli peal kirjas on. Ma arvan, et see 2015 oli jah, rohkem selline katseaasta, ma ei tea, võib-olla 100, võib-olla paar 100 hektarit, midagi taolist. Aga 2016 oli hästi põuane ja 2016 oli kanepi saak väga okei ja see kinnitas seda, et seda pinda tuleks laiendada, seda enam, et sisendite kulu, tol ajal tegime kanepit ainult mahedana, et see sisendi kulu oli väga väike. Ja eks kuidagi õppisime seda koristama ka, et algul oli küll, et seda hädakisa oli igalt poolt kuulda, et sinna kombainiga ei tohi minna, nagu ikka tavaliselt eestlastele, et alati on 100 probleemi, aga ühtegi lahendust ei ole. Et me proovisime seda nagu mõelda ja loomulikult, eks see kombain ikka mässis ja igust probleeme seal oli, aga need probleemid on tänaseks enamikus lahendavad, et kindlasti on tegemist keerulisema kultuuriga koristamise mõttes, aga kõik muud positiivsed omadused kaaluvad selle jälle üles. Et põhimõtteliselt jah, suhteliselt vähene investeering ja suhteliselt mõistlikud sisendid, vaadates teisi kultuure nagu teisi kultuure nagu ma ei tea, taliraps ja kõiki muid kultuure, et kus on sisendi osakaal päris suur. Jah, täpselt. Sellel aastal, kui sina kasvatasid, siis mina läksin ka Sadalasse tööle. Ahti võttis mu tööle ja mina võtsin kuivetisi vastu selle kauba. Et oli ka päris palju peamurdmist, aga kõik küsimused said ikkagi lahenduse. Ja vaata, kus sa nüüd oled, nüüd oled puldis. Ja nüüd olen puldis, vaadake nüüd, eks ole. Ja see on ka, kui ma näen teisi põllumajandus või ühesõnaga põllumajanduses ju mujale ka näinud, kui ainult Sadal Agrot, siis Sadal Agro üks tugev eelis on see, et meeldib katsetada uusi asju ja otsida just neid lahendusi, mitte ainult probleeme. Ehk siis ja tänu sellele ka 2023 aastal siis tegelikult tegime üks tehnoloogilisi katse. Selles mõttes info natuke vanem juba, aga üks päris tootmiskatse kanepiga tehtud ka. Külvati siis 2. juunil, küllaltki hiline külv tegelikult, aga idee oli sellest, et me saaks aru, milline see viljelusviis või ütleme tehnika seal, ütlen ära tava, oli see kõik,
et kuidas on mõistlik, mis masinaga külvata, kuidas mulla harimine ja sellist tarkust proovisime taga otsida. Kas me saime aru? Me saime tulemusi. Kas me aru saime, seda saame hiljem öelda. Aga pildid on hästi kirjud erinevad ja sellepärast ma tõingi siia väikese sellise ülevaate. Et külvi ajal oli ta siis selline, siin on 7 erinevat varianti, tegelikult siit ei ole veel midagi aru saada, aga näeme siit edasi. Ring on ka külvatud kanepiga, et kõik siin, mida rohelisena näete, välja arvatud mets, on kanep. Siin eespool hakkavad siis, ja eelviljaks oli siis talinisu ja talinisu kõrremaa oli siis see algpunkt. Nii. Siin on, vabandust, see pilt oli seal. See on tavatootmise katse, mitte mahe. Jah, seda ma ütlesin isegi. Aga, sorry, külvatud ikkagi 26.05, mitte 2. juuni. Nii. Need, mis need heledamad lapid seal siit teie poolt vaadates siis kaugemal on, need on kõrremaale otsekülvi variandid, erinevad variandid. Ja siinpoolne ots, ehk siis läbivalt neid pilte näete, siis siinpoolne ots, kus on just kui rohelisem see lugu praegu veel on künnipõhine variant. Ring, ümberringi sai külvatud niimoodi, et oli siis köökerlingi tüükultivaator ja horsi külvik tavaline. Selles mõttes nii nagu Sadal alati on tegelikult külvanud, või ütleme suurema jao on külvanud varasemalt, enne seda katset vähemalt. Nii, ja siit lähme järjest edasi. Juulikuus oli pilt selline. Need jällegi meiepoolne ots siin, täitsa siinpool ääres, on otsekülviga. Jah, täpselt. Vaatan, kui hästi see aru, tegelikult pigem on aru saada erinevusest vähemalt. Mul arvutis on palju ilusam pilt, ma ütlen. aga mis see erinevus on see, et vähemalt sellest te saate aru, tumedam või heledam roheline, eks ole. Et siinpoolne on otsekülv, mis oli alguses oluliselt nagu tagasihoidlikum pildiga, siis ja keskel siin need tumedamad on siis ribakülvis külvatud niimoodi, et haritigi siis striptil. Jah, täpselt need, ütleme need 2 täitsa tumedat triipu seal. Need on striptil meetodil külvatud või haritud kõigepealt, siis ühel variandil seal on veel siis läga pluss mineraalväetis, teisel on ainult mineraalväetis ja külvatud tempo täppiskülvikuga. Siin ka võib-olla oli väike error seal, väiksed külvivead on sees, aga see nagu suuremas pildis midagi. Sea või veis, mis ta läga on? See on veisel ikkagi, jah. Palju siis panete? Need on mul kuskil kirjas, aga ma ei tahtnud siin nagu ülidetaili minna, ma saan seda kõike 30 kanti ette. Kuidagi üle vaadata, aga ma praegult ei hakkaks detaili minema. See ongi lihtsalt visuaali erinevus, ehk siis samal põllul, samal päeval külvatud kanep, kui kirju ta võib olla. See on lihtsalt selle ilmestamiseks täna siia toodud. Järgmisel aastal teeme terve päeva. Ja siis saab täpsemalt rääkida. Ja siis edasi, seal kaugemal, sealt on siis tulnud läbi tegelikult ristohiline umbrohi midagi. Asi läks väga kollaseks, nagu näete. Aga kanep on seal ka. Edasi... Mis seal oli? Millega sinna külvati siis, kui see kollaseks läks? See on künnipõhine, esiteks. Ja teiseks ta on külvati tempo külvikuga otse nii-öelda sileda mullapinna peale täppiskülvikuga ja siis laia rea vahega, siis horsi külvikuga, mõlemal oli mineraalväetis juures ja siis oli seal üks veel sõnniku variant ka, eks ole, aga siin nagu erilist. Jaa, Martin. Kas kevad või sügiskünd? Künd ikkagi vahetult enne seal, kevadkünd. Siin on ka natukene selle künniga julgen öelda, et veidi jäime hiljaks, ehk siis, et see ka ilmestab seda palju, et kui on kevadkünd nagu õigel hetkel, eks muidugi kevadel on aega ülivähe ja et see oleks päriselt kevadkünd, mitte suvikünd, siis ta tuleb, seal on väga väike ajaaken, nagu te kõik teate, et ta mõjuks selle umbrohu pärssivalt nii, nagu me tahame. Aga kui ta jääda natuke hiljaks, siis kuivab põld ära ja siis ongi hädad majas. Siin on natuke lähemalt nüüd ka need samad pildid. Kas te teksti näete, enam-vähem võib-olla näete isegi. Vasakpoolne on siis lihtsalt harilik, nii-öelda nagu need ringid on külvatud. Köökerlingi see kultivaator ja Horse SV külvik. Ja siin siis meiepoolne äär samamoodi.
ja paremal pool otsekülvik, otse nisukõrde, Burgo otsekülvik oli see. Nii, siin on võrdlus sellega, kui on Burgo otsekülvik ja otse nisukõrde tempoga, ilma igasuguse eelharimiseta, lihtsalt sellise testi tegime ka, lihtsalt laiem reavahe on. Nii, siin on jälle need erinevused, pigem ikka on kõrgusvahe teil ka näha, mitte ainult mulle, eks ole. Seesama otsekülvik ja järgmisena tulevad siis need striptil meetodil külvatud ja haritud läga- ja mineraalväetisega. Nii, siin on 2 striptil meetodit kõrvuti, ainult erinevus siis see, et ühel on läga ja mineraalväetis, teisel on ainult mineraalväetis. Nii, ja siin on siis see selles mõttes hästi suur erinevus taimiku kõrguse osas tegelikult, et üks on siis see striptil meetodil, kus hariti ainult 1 rida ette, külvati seeme, pandi läga ja mineraalväetis ja kohe seal samas on siis künnitriip nii-öelda, mida te näete. Ja seal on taimed oluliselt tagasihoidlikumad. Nii, ja minu kõrguseks võrdlus on siis sama selle striptil meetodis, olen ma seal põllus sees, niisuguse 2-meetrise tokiga. Ta ei ole siin põlvili laskunud. Ja täpselt, et mul on see 2-meetrine tollipulk seal. Nii, ja siin siis lihtsalt veel pilt sellisest augusti keskpaigast ülevalt. Jah, ainult väetamisega, seal ainult ilma nagu ei tehtud jah, tookord. Ja oligi siis see, et harimisseade ees ja mitte nagu külviku otse järel, vaid külviku käik oli seal nagu eraldi veel tollel hetkel, et oli vaja eraldi põllule minna. Nii, ja tegelikult mis tulemused tulevad küll järgmisel slaidil, või ülejärgmisel slaidil, aga ütleme, see katse andis päris palju julgust kasutada otsekülvi ja selle info pealt siis 24. aastal tehti otsekülvi, aga otsekülvis tuleb ka olla ikkagi väga hoolas, eks ole. Et siin on konkreetne sadala näide oli niimoodi, et 100 hektaril kasutati otsekülvi ja sealt koristati selline normaalne saak, 800 kilo hektarilt. Seal oli lihtsalt osa põldu, mis oli ikaldunud ja kuivas läbi, aga 800 tuli ikkagi keskmisena, puhast kuiva saaki ma räägin siis, mitte nüüd seda, mis läbi kaalumaja lihtsalt märjana tuleb. Aga oli ka selline olukord, nagu ka tegelikult Ahti ennem korraks ütles, et külvati 50 hektarit kanepit otsekülvis peale tatart ja saak oli ka 900 kilo hektarilt tatart. Et juhtus nii, aga selles mõttes see oluline koht siis, et ei ole, et ainult otsekülv on alati igal pool õige tööriist. Et tuleb ka jälgida eelvilja. Seal tatve järgi ei ole isegi mõistlik külvata peale kündi või peale muud mullarimist, et ega sest see on, tatar on soojade ilmadega nii agressiivne, et ta sureb kõik teised taimed alla. Et just algfaasis. Algfaasis maru agressiivne, aga siin on hästi selles mõttes huvitav pilt oli üks, siin on nüüd kanep ja tatar kõrvuti parempoolsel pildil, et kuidas peale niisugust keset suve raju on tatar nagu vaip täiesti maas, eks ole, suhteliselt õitsvana ja vasakul on siis siinpool kraavi on kanep, et täiesti püsti ilusasti. Nii, aga nendest katsete tulemustest, siin on nüüd jälle see, et mul on arvestatud siin lihtsalt rajamise kulu, seemnekulu, sorteerimised ja kõik sellised kulud punasega ja siis sellelt variandilt saadud 1 hektari kohta, see on 1 hektariks ümber arvutatud lihtsalt siis saak, kuiv puhas saak ja siis on tavasaagi hinnaga see läbi arvutatud, mis on siis see hind ja mahesaagi hinnaga ja siis allpool on siis, kui see oleks mahedas, tulu miinus kulu, mis siis jääb järgi ja tavas, kui on tulu miinus kulu. Otsekülviga olid sellised numbrid. Nii, striptil ja läga, siin oli küll saak suurem, aga kuna seal oli nagu töökäik ja sisendit palju rohkem, siis tegelikult müügitulu pool ei jäänud nii suureks. Ei ole saak suurem. Ei ole isegi saak suurem, jah, sorry. Õige, mul on meeles, et lihtsalt pilt oli palju suurem, aga saak on tegelikult, või selles mõttes see pilt oli võimsam, jaa.
et eeldusel, et mahe ja tavasaak on võrdsed. see on nüüd jah täpselt, et see sama saak on võetud lihtsalt maheda hinnaga läbi arvutatud, on ju, point nagu selles mõttes. Noh, muidugi väetist siin ei saa niimoodi nagu arvutada päris täpselt, on ju, aga lihtsalt hästi meelevaldselt arvutatud nii. Jah, siis triptillis on niimoodi, oli selle katse järgi, ma ütlen jällegi, see on üks katse ühel aastal, ühes kohas, ühes põllu osas, on ju, et siin ei saa midagi võtta täiesti konstandina, aga selline tulemus oli. Künni osa, kuna mina natuke süüdist, aga nagu toon välja, et see künd oli natuke hilisem lugu ja sellepärast jäi ka selle taimik tagasihoidlikumaks, et siin on nüüd küll saak väiksem, on ju, veidi. Aga kuna künd ei ole ka liiga odav tegevus, siis tegelikult tulupool jääb siin allapoole. Ja tüükultivaator, siin on tegelikult siis saak, siin lihtsalt on ka see suur erinevus, et siin ei ole mitte enam katselapp, vaid siin on kogu see põld päris olukorras siis tegelikult. Sest et ei pandud mitte lapikest, vaid siin on seda võrdlusandmeid oluliselt rohkem, sest et suurem ala on koristatud ja see näitas nagu siis päris elu. Nii. Kas see mahesaagi hind või tulu hektarilt? Tulu hektarilt, jah, on seal praegu. Nii, siin on lihtsalt pilt, mis ma siin olen, 240, see on Estika sort ja üks pilt 13. augustist. Mitte midagi enamat. Nii, kas meil liigub edasi? Liigub. Mis ma veel korraks tahan välja tuua, siiamaani oleme küll rääkinud suurel jaol Estikast ja Estika on sort, mis sobib meile tootmises Nordic Hempi, sest et ta seemne suurus on teine kui on Finolal, aga kõige tähtsam on ikkagi seesama THC lugu, kus toiduks saame kasutada ainult sellist kanepit, millel on 3 milligrammi või vähem THC-d kilogrammi kohta. Et Finola ei saa enam seda kätte, me peame siin leidma sorte, mis oleksid väiksema THC-ga. CFX2 on selline sort, millel on THC väiksem ja tal on veel tegelikult plusse, aga siin on jälle see, et meie võrdlusandmed või meie ainukesed andmed on Sadal Agro põllult sellest aastast, see põld oli vist 20 hektari suurune umbes või vabandust, jah, 24 aastast ja see on ühe põllu näide ja 2 suurt plussi, mis siitki välja tulevad, on see, et koristuskuupäev 17. september, mis on päris varajane võrreldes varasemaid aastaid ja võrreldes teiste sortidega ja tema saagikus 1,21 tonni hektarilt. See on nüüd jälle kuiv ja puhas saak päris katsest, või mitte päris katsest, aga päris tulemus. Et kahjuks meil ei ole seda selle sordi seemet võtta kuskilt, sest muidu me tahaks see sobib meile samamoodi tootmisesse, mis ma tahan öelda. Ja see on üks mida võiks Eestis edaspidi ka kasutada, kasvatada. Siit ma täpsustaks, et see aasta ei ole seda sordi seemet saada, jah, et järgnevatel aastatel loodetavasti on uuesti. Ja sorte, mis tegelikult sobivad, on veel Lätis ka, aga ütleme, kui seemnest üldse rääkida, siis sellel aastal juba tegelikult on päris tõsine külviseemne defitsiit, sellepärast et siin Prantsusmaal, kes siis on põhiliselt kiukanepi kasvatajad, kiusortide kasvatajad, seal igasugused seemnesaagid eelmisel aastal ikaldusid või ei toodetud piisavalt ja samas huvi on kasvanud ja siis üritatakse isegi, ma ütlen, et sellel aastal me oleme külviseemet üle Euroopa päris erinevatesse kohtadesse. Ja kiu eesmärgil, jah, et ütleme, kius kanepi sertseemet pole saada ja siis võetakse. Estika on selles suhteliselt hea, kasvab 2+ meetrit, et sobib ka nii-öelda kiuks, et siis ostetakse kiukanepi sordina ka. Selle põllu iseärasus oli see, et kus see kombain seal on, aga täpselt ei tea, aga et seal, kus see esimene pilt on, seal see kombain võtab suhteliselt turbasel alal, et see põld on väga ebaühtlase mullastikuga, ülemises otsas on liiv, all on turbas, keskel on vähepalm normaalsemad ka, et hästi, et pigem see oli üllatus ja selle põllu kohta see saak, et muidugi kevadel peale külvates see põld oli väga puhas ja selle põllu nagu umbruhtumus oli üliväike, et see võis anda
sellise täiendava positiivse tõuke ka, et ta ei pidanud konkureerima, aga noh, see põud oli väga suur ja eks umbrohud põua tõttu ka nii palju ei tulnud, aga kanepile see sobis väga hästi. Ja mis on huvitav, see parempoolne pilt, et tegelikult ei ole nagu väga tihedalt nad üksteise vastas või noh, selle külvinormi üle on jah, noh täpselt, et isased teevad esiteks ruumi emastele, aga teistpidi isegi ka see, et kohati võib tunduda, et oi nii hõre, paneme juurde, aga noh, nagu näha, et tegelikult on väga korralik seemnesaak ka sellise hõreduse või sellise tiheduse juures. Saagist, kuidas? 120-130 idanavat ruutmeetrile on see, mis on nagu sadalas pandud tavaliselt. Evelin enne oma katses rääkis ka, et tehti nii-öelda erineva küllinormiga 20, 30, 40, 50. Et, kas oli see tulemused ka, et seemne saagi tulemuste osas ei mõjutanud või? Jah, no võt, see siis toetab seda tegelikult. Lihtsalt paned rohkem raha nii-öelda. Lihtsalt, jah. Aga mis oli veel nagu huvitav, mis ma tahtsin ka Evelini ettekande kohta öelda, et tegelikult noh, kas see 2-3-40 oli tavaharimine või otse või kuidas? tava ikka kindlasti, ja. Aga noh, mis näitab ka seda, et ütleme, Eerika katselapid on kui suured ruutmeetrites? 60 ruutmeetrit umbes on ju. Et seda hektarisse arvutatuna, noh, seda on võimalik teha ja katse tingimustes me saame seal sellise tulemuse nagu 1,8 tonni hektarilt ja siis see varasemalt oli 1,71 on ju. Nii hullult ilusad numbrid tegelikult on ju. Et see nagu ka tegelikult kannustab kindlasti põllumeest sellele, et see on vähemalt katsetingimustes on võimalik, järelikult ei saa öelda, et see on bioloogiliselt võimatu saada rohkem saaki, eks ole, et 1,5 tonni võikski olla eesmärk on ju, aga see ei ole täna ju päriselt ei ole tegelikult veel. Ta ei ole keskmine number. Ta ei ole keskmine number meil kindlasti. Reaalne tingimused on need, et mida suurem on põllumassiiv, seda väiksem ja seda raskem on üldjuhul hoida seda keskmist saaki, sest mida suurem on põllumassiiv, seda varieeruvam on mullastik, seda rohkem on põllu erinevates osades erinevaid tingimusi, on siis seal põuasemad kohti või turvasemaid või absoluutselt metsaääred, igasugused muud probleemid on seal ja need mõjutavad väga palju keskmist saaki. Selle tõttu ülioluline ongi keskmist saaki vaadata, mitte ainult katselapi saaki, et jah. Aga erinevatest põllupiltidest rääkides, siis noh, on olemas ka sellised põllud ja seda ma ei ole toonud siia selleks, et kedagi hirmutada, seda ma olen pigem selleks toonud, et kindlasti peab põllumees oma põldude veerežiimi teadma ja tundma. Jah, täpselt enne. Et peab teadma, et ta saab sinna oktoobris ka põllu peale minna, mitte ainult jaanipäeva ajal. Et lihtsalt üks selline pilt. Sealt ei ole mingit põhust juttu väga, jah. Et seal on, ütleme, leotusprotsess on väga tugev sinna. Seal on selline olukord, et kui tavaliselt ikka kaasajal, ütleme, raidmed tuuakse metsast välja, siis see on selline põld, kus need raidmed ehk põhk jääb sinna alla, et puitu metsast välja saada. Ja, jah. Kevadel niiskus on kauem ka ikkagi hoiab kinni niiskust tegelikult. Mingil määral kindlasti, muidugi. Aga koristusest ilusmaid pilte ka ja see ei ole lihtsalt mingiteks kaanepiltideks siia, vaid mis ma tahtsin näidata on see, et kui ütleme varasemalt oligi Finola siis põhiline sort, mida kasvatati ja kasvatatakse siiamaani ja Finola on väga, väga tore töödelda ja kõike teha, lihtsalt seesama THC probleem, aga Finola puhul tihti oli põllumeeste teadmine see, et kui pruun, siis on valmis, on ju. Et estika puhul see ei kehti ja nagu eelmise pildi pealt nägite, siis tegelikult CFX2 puhul see ka ei ole nii. Et ongi erinevad ja täiesti rohelisena võib olla, samas võib olla ka siin paremal all siis pruunikam variant, et ei ole, see värv ei ole nii oluline või see kõige põhjapanevam faktor siin, et kuna kombainiga minna. See indikaator on tegelikult päris hea linnud põllul. Ka, väga, just. Väiksed linnud põllul lendavad, siis nad tavaliselt toituvad sellest seemnest. Seeme on hästi lahti tuldav ja kui sa lähed põllu juurde, võtad selle tõlviku natuke kopsitad, kui seeme kukub sulle siia peale, siis tegelikult on õige aeg koristada. Et selle CFX-iga tegelikult oli vist võib-olla isegi 2 päeva, me jäime tegelikult veel natuke hiljaks, ja oluline koristuskadu võib tekkida sellest, et seeme hakkab varisema ja teine
kadu on, ütleme suurte taimede puhul ka see, et see heedri kadu, et kui see taim on nii pikk ja kukub sinna niipidi maha, mitte ei kuku heedrisse, vaid vastupidi kukub maha, et see on ka üks oluline ka osa, et sellised kaks asja. Õige koristusaeg on väga tähtis. aga see ongi siis selle võrra peadki kõrgemalt nii-öelda lõikama, et sul ei kukkuda nii, et No seda ka, aga seal on ka see kiiruse suhe, alla saab seda kommenteerida, võib-olla, et seal on see kiiruse suhe, et mõnikord sul ei ole mitte midagi teha, sa pead hastpidi üle sajama, aga probleem on siis, kui tuleb mingi madalam koht, on ju, et noh, see on nagu, et ühtlane taimik on kindlasti ka väiksema koristuskao eelduseks. Ja seetõttu ei maksa ka pingutada selle kanepi koristusega, et ühe korraga pauk kõik see maha, on ju, kui on suured pinnad, vaid see võibki olla natuke konveieris, et ei saakski ühe korraga valmis, sest see ühe korraga koristama niikuinii ei jõua. Aga kui see koristusaeg on kuu aega, siis sellega toimub päris palju. Ja muidugi, jah. Toimub päris palju ja kindlasti peab jälgima ka seda, et noh, nagu Allar ütles, Sadalas 3 kombaini toimetab. See on niisugune piisav, et täita, me peame ka mõtlema seda, et me täidame kuivati ära, sest järgmine asi on kuivatamine. Me ei saa saada niimoodi, et me toome paar punkritäit ära ühe kombainiga päevas ja siis jätame ta ootama hommikut, et äkki homme siis toome teise paar punkrit ja siis saame kuivati käima panna. Siis on asi kindlasti hukas. Näitena on see sama. Jah, täpselt, et see näide on olemas, eks igal aastal neid näiteid tuleb üle Eesti, aga tegelikult reaalselt 24. aasta selline olukord oli Sadalas ka ühe korra, et oligi hästi lihtne, kõik pika ajalooga ja kogemustega meeskond ju tegelikult, aga lihtsalt jäi tehnilise rikke tõttu, ehk siis kogurkäru tühjendustigu oli seal mingisugune error, on ju, et ei saanud teda tühjaks, sest et koristati kogurkärusse, kogurkäru sõitis nagu kuivati juurde ja ei saanud seal ennem abi ja see oli õhtune aeg, ja ei saanud ennem abi kui hommikul. Ja tegelikult oligi siis, kui ta hommikul laeti siis välja, läks ta kuivatisse, siis hiljem mikrobioloogia analüüs juba näitas, et tegelikult oli E-koli juba sees üle normi, et seda me ei saanudki siis tuua enam tootmisesse endale niimoodi kasutada. Et sellepärast on, et kindlasti... Pluss seal oli veel see, et tegelikult see osa, mis ei läinud nii-öelda kuivatis, oli tegelikult väike, aga see saastas ka nii-öelda ülejäänud kauba, mis nii-öelda otse põllult koristuselt tuli ju kuivatisse. Noh ikka jah, sest see võeti ikkagi samasse pätsi või samasse partiisse. Ehk siis, mis on põhilised asjad, mis on jälle hästi väikene valik või põhilised näpunäited või olulised osad välja toodud, et neid on kindlasti rohkem, aga ehk siis kui tuua kanep kuivatisse, võimalusel eelsorteerida. Muidugi, kui on see häda, et eelsorteer on kuidagi väga väikese võimekusega või on kanep väga märg, seda ka juhtub, eks ole, siis ei maksa oodata seal 7-8 tundi sorteerisabas ja puhastada seda kitti sealt maha, vaid pigem tuua ta kuivatisse sisse, lasta ta ringelda, kuivada, lasta ta kuivaks ja pärast selle sorteerimisega tegeleda. Et see on igal juhul mõistlikum tegevus kui see, et sa nui 4 ajad sealt sorteeristada läbi. See on oktoobris, ütleme selle 45 kraadiga seal, kaua seal siis? No see oleneb alati kõigepealt seesama temperatuur, seda võib, ma olengi siia vahemikku pannud, sellepärast, et see ei tohiks nagu sisetemperatuur olla. Et see, kus on erinevatel kuivatitel need mõõdikud, kas mõõdetakse sisenevat õhku, kas mõõdetakse keskelt või väljuvat või ühte nendest, ehk siis, et oma kuivatit tuleb ka tunda, aga aeg, noh, ütleme Sadala näitel toon jälle, kus ma ise olen kuivatanud, seal tegime kanepit pigem nagu portsjon kuivatina, mitte läbivooluga, et suur õhukogus ja madal temperatuur on need võtmefaktorid ja niisugune 8 tundi, umbes 6-8 tundi, olenevalt sisse tulevast niiskusest, on siis seal niisugune 35 tonnine kuivati, ma ütlen siis niimoodi. Suurusjärgud on sellised. Võtad alla kuskil nagu... Kuidas? 8-9 niiskus. 7. Niiskus peab olema jah 6 ja 9% vahel. Näe, täitsa rumal. Endale nii iseenesest mõistad, et ma ei pannud kirjagi siia. Et jah, 6 ja 9 vahel on see... Joonas, aga äkki täpsustab ka seda, miks ei tohi kõrge temperatuuriga lasta? Jah, just, et kui me temperatuuriga läheme kõrgele, või niiskuse kõigepealt lõpuni, et 6-9 on see vahemik, mis on ette antud, aga kindlasti seda 9 ei maksa nagu võtta eesmärgiks see, et noh, ma ei pea rohkem nagu tuld andma või kulutama raha.
pigem võiks ta võtta eesmärgist seal 8, et olla turvalises tsoonis. Teine asi, miks ei tohi seda temperatuuri väga suureks ajada, on see, et me teeme kanepi, kuna kanepiseeme koosneb sellisest 2 poolkerast, võib nii öelda, siis see koor, kui talle anda väga tugevat temperatuuri, siis ta lihtsalt teeb selle koore lahti kuskilt või siis üleni lahti igalt poolt ja seespool on seal ju hästi õline see tuum. Meil on väljaspool kanepi, kooritud kanepi rohelised pakid, võib-olla nägite, et igaüks võib võtta kaasa endale, see on söögiks, see on päris asi, kooritud kanep. Ja seesama asi on hästi õline või suure õlisisaldusega, suure proteiinisisaldusega ja nagu õli ikka, kui ta õhu kätte saab, siis ta hakkab jüresema ja siis sellega kvaliteedi nii-öelda näitajad lähevad kehvemaks ja siis on jälle küsimärgi all, kas me saame teda kasutada toiduks. Ja eks see põhimõte on selles, et nagu Evnegagi ei tohi suurt temperatuuri anda, sellepärast et tegelikult on vaja aega, et niiskus tuleks tera seestpoolt väljapoole rahulikult. Kui ta toob liiga kiiresti, siis ta lööb selle pealmise kihi lõhki nagu Evnel ja Ovalgi, esmane on Evnel ja tekibki probleem, et kanep on umbes sarnane, aga ta on nagu väike Evnes selles mõttes, et võib tuua paralleeli muidugi. Ja ta on õlisem, mis on omakorda, täpselt. Et need ja transportöörlindid ja asjad, millega siis me liigutame, mis iganes, kas need on elevaaatorilindid või on need lindtransportöörid või mis iganes asjad, peaksid olema kindlasti õlikindlad, sellepärast et kanep on nagu rapski, ta jätab igale poole pinnale oma õlimärgi ja kui on need sellised lindid, mis hakkavad kiiresti murenema või lähevad rabedaks õliga, siis see on ohukoht ja see tekitab täpselt sama ohu, nagu ka ilma soojusvahetite kuivati tekitaks. Ehk siis, kui me laseks põlemisgaasid läbi vilja, siis on need pahid, sellised asjad. Nagu aromaatsed süsivesikud. Täpselt, poolütsüklilised aromaatsed süsivesikud. Ütlesin õigesti. Jah, super. See on kõik, mis tegelikult seda seostatakse hästi palju põlemisgaaside ja sellise asjaga, suitsuliha, suitsukala, kõik tänapäeval sellest hakatakse rohkem meelest rääkima, aga kanepi puhul on see, kuna ta on õlikultuur, siis ta haagib seda kõike endale väga hästi seob endasse ja me peame seda ühe testina ka kindlasti kvaliteedis kontrollima ja kui seal on nagu 4 peamise pahi summa üle 10, siis ta ei ole sobilik ja see on täpselt selline asi, et kui muude kvaliteedi parameetritega me saame midagi teha, näiteks E-coli puhul me saame teda pastöriseerida, aga PAH on selline asi, PAH ja THC on põhimõtteliselt sellised asjad, mida nagu ei pese kuidagi välja sealt seemne pealt või seest. Et need on sellised asjad. Lihtsalt üks väike näide vahepeal, et see oli paar aastat tagasi, me panime uued konveierlindid, laiad, tootlikud ja kummist ja kõik töötas ilusti, ja siis käisin lihtsalt põgusalt kuivatis vaatamas, kõik töötas, aga imelik lõhn tuli. See on lõhn nagu naftasaaduse lõhn. Et läksin, otsisin seda kohta tagasi ja lõpuks leidsin ühe konveierlindi, kus metalli plekitükk käis natukene konveierlindile vastu ja kulutas seda konveierlinti. Konveierlint oli soe, see lõhn tuli sealt samast kohe välja, konveierlindid tehakse teatavasti naftasaadustest, et sinna vahele kleebitakse see viie ja see oli täiesti piisav selleks, et see PAH jõuaks seemnele sisse. Täiesti piisav. Ehk täiesti piisav võib olla ka diiseltõstuklaos, võib olla täiesti piisav või teleskoplaadulaos võib olla piisav, et PAH jõuab seemne sisse. See peab siis olema avatud, ütleme Bigbaги, läbi Bigbaги see ei lähe, sellepärast et me oleme päris hullu moodi ajasime taga tegelikult neid põhjuseid või neid juurpõhjuseid, et miks, vaatame, näeme, et tuleb igatpidi korralik kaup, näiteks ongi 100 last tulnud, aastaid on ta meile kasvatanud ja kanepit ja teab asju, kuidas käivad, aga PAH-i näitajad järjest lähevad suuremaks. Ja siis oligi, tegelikult me leidsime ka enda tootmisest mingid elevaatorid, kus see probleem tekkis, kus ongi siis seesama elevaatori kummilint, mis seal sees on, mis koppasid hoiab, hakkab järjest andma siis oma seda essentsi välja, seesama driftimislõhn, mis Ahti rääkis, et see jääb külge ja see läheb edasi paraku kahjuks, et ja miks ma siis, ütleme, see on siis kooritud seeme siin üleval vasakul pool on pildid, mis on päriselt siis normaalne, talutav normaalne, aga paremal pool
siis see hästi kollane seeme, mis on seal käe peal, all paremal, see on lihtsalt teise heledusega tehtud, aga need täiesti kollased, seal on nüüd hästi rääsunud seeme. Noh, ja see ei ole meil päriselt nagu tootes, see on tegelikult meil ühest, ma tahtsin seda hästi markantset näidet tuua, seepärast, et see on meil tegelikult endal lao peal väljas olnud, ma ei tea, aastaid näidiseks, ja siis ma sealt seest võtsin, et ta on hästi palju saanud valgust ja õhku ja kõike. Aga miks, see on pilt lihtsalt sellest, mis juhtub, kui ta nagu ekstreemselt rääsub. Aga ühe kvaliteedi normina või näitajana on ka tegelikult see, et me võtamegi igast, no ütleme, kui meil klient siis müüb kanepit või soovib müüa kanepit, siis me võtame sealt keskmised proovid igast kotist vardega. Me toome selle, esiteks läheb laborisse nii ehk nii testimiseks, aga meie enda kontroll on ka see, et me teeme ühe koorijaga või no ütleme 1 kilo sellest keskmisest proovist koorime ära ja vaatame talle sisse, et mis värvi ta reaalselt päriselt seal sees on. Et lihtsalt kõik, mis on enne seda toimunud, kui ta meieni jõuab, see lihtsalt mõjutab seda värvi, et kas ta on siis muidugi aasta ja põud või mitte põud on ka ühed faktorid, aga käitlus ja see, mis toimub kuivatis, on ka kindlasti näitajad. Et jah, et kuivatamisega tegelikult saab seemne kvaliteedi ära rikkuda nii-öelda, et kui ütleme, kuivatamine ei ole nagu raketiteadus seal, aga ütleme mingite lihtsate asjadega, kui sa jätad ta pikaks seisma enne, kui ta läheb tuule alla või ma ei tea, sama üle öö, siuksed need, et tegelikult sa saad selle kvaliteedi ära rikkuda. Ja see lõpuks on ta siis lihtsalt loomasööda seeme. Kommentaariks, et see ei puuduta ainult kanepit, see puudutab Kõik täiesti tavalist kultuuri. toidunisu, Just. kellele sa võid liiga suure kuumusega kleepvalgu ära põletada. See puudutab seda hernest, mille sa võid lõhki ajada, idanuvuse kaotada suure kuumusega. See puudutab väga paljusid teisi kaupasid, rapsi. Kanep ei ole siin ainuke. Kanep on lihtsalt üks kultuur paljude seast ja kui paljudele tundus, et oi, see on nii keeruline, siis tegelikult ta ei ole keeruline, kui tootmisprotsessist kinni pidada ja ta ei ole keeruline sellepärast, et need teadmised on juba olemas. Me tegime, siis meil neid ei olnud. Eks me oleme neid jamasid läbi elanud küll ja küll, on ju. Ja ma ei tea, kas Joonas kuivatis või kas sa mingi palgaalandusega said või? Ei mäleta, et oleks palga kallale mindud, aga nuputada sai selle eest oma jagu ja ma arvan, et ma sain preemiat isegi selle eest, ma arvan. Aga ütleme, kõik need asjad, mis me räägime, need on natukene justkui sarnased tavateraviljadele, justkui natuke teistmoodi ka. Kuna me põhilise osa hoiustame peak-bagides, siis, ja miks seda räägime, sest need on tõesti tegelikult sellised hästi kallid vead, mis on kunagi kellegi poolt, kas meie enda poolt Nordic Hempis või siis Sadalas või siis veel keegi 3. ja 4. Need on hästi sellised lõpuks kallid vead, mis on ära tehtud justkui seesama hoiustamise koht peale kuivatit. Et siin on samamoodi võimalik kõik asjad õigesti teha terve hooaja vältel. Alates külviseemne valikust kuni koristuse kuivatamiseni, sorteerimiseni, teete veel hästi ilusaks ja siis võtad selle peak-bagi ja paned näiteks ilma aluseta rahulikult niiske betoonpõranda peale. Halvasti on, tegelikult on halvasti, sest et ta võtab ikkagi niiskuse sealt poolt sisse ja mikrobioloogia läheb paigast ära jälle ja siis on kas siis suur lisakulu vaja teha või siis müüa see sööda hinnaga. Et need on need asjad, miks me sellest räägime, et need peavad olema. Ehk siis peak-bagid kindlasti aluste peale, need peavad pealt kinni olema, et nad ei oleks kuskil avatud angaaris, kus võib-olla lindudel ligipääs üle lennata ja oma märk jätta. Ja temperatuur ka. Kanepil on nüüd jälle see väike erisus, et kui me loodetavasti ei pea keegi seda tegema, et hoida kanepit üle suve oma laos toidukanepit. Aga kui see peaks nii olema, siis kindlasti võiks see temperatuur olla alla 15 kraadi. Näiteks Sadala näitel on väga hea vana kartulihoidlaks ehitatud hoone, et hoiab väga hästi siis temperatuuri kui suve. Kuni jaanipäevani. Jah, täpselt. See oleneb kui palju uksed lahti ja kinni on, aga ühesõnaga. Ja näriliste ja lindude eest kaitse peaks olema, sest et kui tõesti, ennem oli see küsimus, et kiudu hiired ei söö, siis seemne peale on nad mihklid, see on selge. Ja sobib ka lindudele, kui väiksed linnud õpivad ära, et kuskil on seemned maas, siis poevad ka väga väikestest pragudest sisse, nagu on viimased näited olnud. Et
ühesõnaga meeldib loomadele süüa, sest on õlirikas ja proteiinirikas toode. ehk kui selle pakki siit ukse tagant kaasa võtate, siis hea on hoida külmkapis või jahedas. Jah, kui avatud, siis kindlasti jah. Ja valguse eest ka, et valgus ja temperatuur on kooritud seemne puhul. hoiad külmkapis ja ma küll ei hoia. Valguse eest ära. No mul on kapis lihtsalt, jah. sa sööd nii kiiresti ära selle Jaa, lihtsalt, täpselt, et ta ei sul jõua. saab enne otsa. Just, ja siis need on jällegi hästi siukesed kiired märkused kõikide nende asjade kohta, et kindlasti tasub kõiki üle küsida ja anname kindlasti infot juurde, kui peaks seda vaja minema. Nii, aga jälle selline slaid. Nii, põhu koristamisest ennem oli just juttu, mõned pildid ka siia juurde. Räägin uuesti kiiresti lahti, on see, et jah, kevadel minnakse siis vaalutiga ja aetakse kaupvaalu ilma igasuguse niidukita. Siin on muidugi, droonipildid ei ole väga need vaalud hästi näha, aga hea küll. Ja pakipress saab järgmisena minna. Võib ka ruloonipress olla, vahet ei ole. Ja see oli siis Sadalase eelmisel aastal 18. aprill esimest korda mindi. Jaa, see on põhumaja. See on maja, kus on põhupakid sees. Tegelikult on see lihtsalt katusalune. Ma arvan, et kõik pressid ummistuvad mingil hetkel, aga ega nelikant ummistab ka, see sööte seade, aga lihtsalt seda tuleb puhastada ja tuleb jälgida seda. Täpselt. Kindlustusjuhtumid saab kindlasti sealt tekitada, kui tahate. Peaks vanaks jääma asi. Aga see on algusjärgus ja me soovime, et me leiaksime siis lahenduse selle sama põhu, ehk siis see tüü, mis jääb sügisel põldu, et me koristame ta kevadel ja täna on seda Sadalast 2 aastal järjest tehtud. Võib-olla sel aastal teeme ka. Jah, see aasta on see ka plaanis ja ühesõnaga Maaülikooli eestvedamisel oli meil eelmisel nädalal siis selline asi nagu Hemp Hackathon, kus me siis otsisimegi täpselt neid samu nendele materjalidele väljundit, kõige siis kasumlikumat väljundit, kus osalesid üle Euroopa siis teadusasutused ja ka muud ettevõtted. 7 neist valisime me välja, kes olid siis eelmisel neljapäeval reedel Maaülikoolis siis finaalüritusel, kus oli väga, ja nende idee oligi siis see, et nad tulevad ja pakuvad meile välja häid plaane, mida teha täpselt selle sama varre, luu ja kiuga ja sealt, ma ei jõua neist kõigist rääkida, aga sealt tuleb päris mitu head plaani tuli sealt välja ja me tahame nendega kindlasti edasi minna. Aga sellest praegu võib-olla rohkem pikalt ei räägi. Eesmärk on ühesõnaga see, et saada päriselt siis pakkuda põllumehele see teine lisasissetulek ka siis põhu näol. Aga me veel ei luba, et me 26 aasta kevadel selle kõik ära ostame. Et ärge seda nüüd kohe arvake, aga eesmärk on selline. Me tegime ka sügisel päris mitu sükest õppevideo sarnast klippi, mis on meie kodulehel üleval, minge julgelt vaatama, võib-olla olete näinud ka, kus Ahti esineb, räägib asjadest, Hardi, mina ka mõnel puhul ja Martin Maante, ehk siis on selline materjal, mis on saanud tegelikult head vastukaja ka juba põllumeeste käest. Ja ega meil siis on kõige tähtsam osa teie jaoks kanepi turustamine, et Hardi ankrumehena räägib sellest osast. No meil on põhiline see, et meie teeme üldjuhul eellepingud põllumeestega juba kevadel, müüme külviseemne pika makse tähtajaga, millega siis tasaarveldamine toimub kauba toomisel. Ja ütleme, põllumehele üldjuhul on ta hea, ta saab fikseerida juba müügihinna ja seemne ostuhinna, et turu kõikumised ei mõjuta. Ja kanep üleüldiselt selle koha pealt on nagu väga hea nii-öelda toode, et hind on väga stabiilne. Et ma ei tea, palju siin ütleme teraviljadel näiteks hinnalangus on olnud viimase 4 aasta, 3 aasta jooksul. No nii hinnatõuse kui langus on ja neid on pidevalt, et selles mõttes
no 2002 oli jah, see oli okei, turul. Ütleme, kui 2022 oli teraviljal ja õlikultuuridel ehk börsikaubal suur hinnatõus on ju, tulenevalt siis Ukraina sõja ebakindlusest, siis kanep sellele peale ei liigutanudki ja kui nüüd 2023 oli siis oluline langus ja siis ka kanep selle peale ei liigutanud, et selles mõttes ta on selline stabiilne asi, et see on nagu üks asi ka, mis nagu kasvatajale meeldib. No, ja see on ka see, et ütleme, et mille pärast meie nii-öelda fikseerime, julgeme hinda ära fikseerida, et turuhind kanepil on suhteliselt stabiilne, nii taval kui mahedal. Tavahind natukene kõigub rohkem kui maheda hind. Ja ütleme, meie ettevõtte siis me müüme üle maailma, üle Euroopa, ka USA, Kanada, et turud on meil selles suhtes, et nii-öelda hajutatud, et me ei sõltu ühest turust. Ja Aasiat on meil veel kahjuks väga vähe, väga minimaalselt, kuid nii-öelda proovime laieneda ka sinna poole. Et see aasta jälle kasvatame oma kanepipinda, eellepingute mahtu, et kui nüüd kellelgi tekkis huvi siin nii-öelda päeva jooksul, et ikkagi kanepit proovida, julgelt Joonasega ühendust võtta, saame teha eellepingu. Me ostame ka kanepit nii-öelda vabalt turult. Et juhul, kui ei ole eellepingut näiteks tehtud, et mõni mõtleb, et ta ei taha eellepingut teha, et siis me ostame ka kanepit vabalt turult, aga esimeses järgus me nii-öelda ikkagi tegeleme nii-öelda oma lepinguliste kasvatajatega. Et aga hiljem ostame ka vabalt turult, et alati, kui kellelgi on, võib meie poole pöörduda, pakkuda, et see on ka. Ja ka siis vastavalt turuolukorrale ja turuhinnale tol hetkel. Et on küsimusi äkki turustamise? Jaa. Trump mõjutab halb lause, aga kahjuks positiivselt tundub. Sellepärast, et Kanadale tulid tariifid peale ja praegu nii-öelda enamus kanepit, nii tava kui mahekanepit, mis USA kasutab. USAs on kanepi tarbimine hästi hüppeliselt kasvanud viimase nüüd 3-4 aasta jooksul. Et enamus on sinna läinud Kanadast, kuna Kanada on tegelikult maailma kõige suurem kanepi kasvataja riigina. Seemnekanepi just, jah. Et aga nüüd, kuna Kanadale tulid tariifid, nüüd järjest nii-öelda päringuid USA poolt tuleb meile juurde ja et lihtsalt Kanada kanep läks neile 25% kallimaks. Ei, mitte meie ei müü, vaid USA kliendi jaoks läks Kanada kanep 25% kallimaks, mis meile nii-öelda Euroopa tootjana, me ei tea, ega meile võib täpselt samamoodi tulla nii-öelda tollimaksud peale USA poolt, aga praegu neid veel ei ole, et täna nii-öelda USA kliendid rohkem nii-öelda, kes on siiamaani Kanadast ostnud nii-öelda kooritud kanepisemet näiteks, pöörduvad rohkem Euroopa tootjate poole. Ütleme, proovide järgi, eks ole, on ostuhinnas on hindades on vähendamised, eks ole. Kas te olete teinud statistikat, mis on keskmine tonni hind, mis te olete maksnud siis tootjatele komplektis kokku? Vaevalt, et keegi toob 100 osta neid üle 2,5 millimeetrit. On küll. Ja, kellel on endal sorteerimisvõimekused asjad, sealt tuleb otse nii-öelda 99,5% puhtusega kanep ja valdavalt on analüüsid ka olnud. Tihti on seda, kus nii-öelda põllumees ise ütleb, tal ei ole sellist sorteerimisvõimekust, et palun pakkuge mul sorteerimisteenust ka kohe. Et aga pigem vähem, protsentuaalselt on vähem seda, kellele me peame ise sorteerimisteenust pakkuma. Et enamus kanep meil tuleb ikka niimoodi, et me ei pea sellega ise, et me saame teda otse nii-öelda koorimiseks ja töötlemiseks kasutada. Enamus tuleb sadalast? Ei tule enamus sadalast. Sadala, ütleme, see aasta ma arvan, meil tuleb circa kokku 5000 hektarit kanepit. Sadalal on ka seemne paljundus, seal paarsada hektarit, et ütleme, toiduks tuleb sadalast siis umbes 5 hektari peal.
mitu hektarit te olete nii-öelda suutelised vastu võtma või ära tunnustama? Et kui suureks meil Eesti võib veel kasvada enda kanepi kasvatamisega, et teie hätta ei jää? kasv peab koos käima. Kasv peab ka käima tootmisvõimekusega koos, et no kui täna peale tänast kõik arvavad, nii hea plaan ikkagi, väga hästi on esitlused asjad tehtud, et paneme nüüd kõik kanepi ja nägime, et numbrid on väga ilusad seal ja hakkame kasvatama, et palju teil võimekust on, kui kõik paneme nüüd korralikult saagid maha? turustamiseks ma arvan umbes sihuke tänasel hetkel 12 000 hektari jagu. Tõenäoliselt, aga seal paneb ka piiri ette see, et ütleme, kui me räägime Estika sordist, siis see sort on Nordic Hempi omand, me oleme selle esindajad ja selle paljundamisega tegeleme ka meie. Ja tegelikult ongi me täna juba, nagu ma enne ütlesin, et me oleme tegelikult seemne defitsiidis, et kui täna te kõik ütlete, et teeme lepingu, siis võib-olla ma pean ütlema mõnele, et mul ei ole külviseemet tegelikult. Et see kasv toimub õnneks natukene kontrollitult ka meie poolt, sest et külviseeme on see, mis peab olema alati 100% sertifitseeritud ja see on see koht ka natuke. Aga me ei ole pidanud tõmbama meelega pidurit, ma ütlen siis niipidi, et me oleme viimased 3 aastat tegelikult alati suve keskpaigaks seal hetkes, et tegelikult meil oleks juurde vaja. Et me tegelikult oleks võinud rohkem olla. Või kasvataja ise külviseemne hangib kuskilt, ma ei tea, Prantsusmaalt või Poolast või kuskilt mujalt. Jaa, pole probleemi, võib ka. Nagu Hardi ütles, et vabalt turult ostame samamoodi. Lihtsalt praegu on see, et ütleme olukord, kuna selle sertseemne defitsiidiga meie enam nagu vabale turule ei müü, et meie nii-öelda katame nüüd oma kasvatajate vajadused ära. Et see on meile esmatähtis ja praegu ongi probleem, ega vabalt turult vaat ei ole. Soomest Finolat osta, kõik on otsas. Kellegi ei ole risti. Mitte kuskilt pole osta. Ja seemnehind ja ostuhind mis? Lepingulistele klientidele seemnehind on 5,1 eurot kilo ja ostuhinnast mahe või tava? Mahe on 1800, tava on 1200, mis on jälle lepingu hind. Ja seemet on pakkuda ainult tava, selles mõttes külviseeme. Ja siis see sorteerimise või jah, et see on nagu üldjuhul eelnevalt kokku lepitud juba, et ütleme sorteerimisteenuse hind. Sellega nüüd ütleme, kui on vaja optiliselt sorteerida, ütleme näiteks, et seal on 2 astet just, et kui on nagu optiliselt vaja sorteerida, et seal on näiteks mingi sklerootsium või mingisugused keerulised asjad, mida on vaja just optilise sorteeriga välja teha. Et siis selle sorteerimise hind on kallis, 150 eurot tonn. Aga kui saab nii-öelda lihtsama sorteeriga, siis mis meil selle aasta selle sorteerimise hind on? 40 ümber. 4 sorteeri hind. Jah. See on siiski selle müügihinnaga suhteliselt väike number. Jah. Optilise sorteeriga, me endale soetasime ka optilise sorteeri, kunagi tegime leedukatega koostööd ja seal siis oli meil probleemiks sklerootsium ja konnatatar ja me ei saanud kuidagi mehaaniliselt seda niimoodi välja, siis me pidime ostma optilise, mis on ka mehaaniline sorteer tegelikult, aga lihtsalt ta õhuga lööb selle erineva värvusega ja kujuga asja sealt seest välja, seemne seest. Et siis me endale soetasime, me kasutasime seda 2 aastat ja nüüd ei ole tükk aega kasutanud seda, et tegelikult täpselt vajaduspõhiselt, kas on vaja või jah, oleme saanud mehaaniliselt. Tähendab siis 7–9% niiskusega Ja ütleme enne sellest, peab ikka analüüsid muud asjad korras olema, et ega me ütleme, kuna meil optilist sorteeri on meil tootmishoones ainult, meil nii-öelda laohoones optilist sorteeri ei ole, et sinna majja me ei võta sisse nii-öelda analüüsita kaupa üldse, sest see on sama, kust meil see samast optilisest sorteerist käib meil ka kooritud seeme läbi, et siin videos võib näha olla ka, et ja ütleme, see teeb ka optilist sorteerimise kalliks, et ta teeb samal ajal teist tööd ei saa teha. Samal ajal teist tööd ei saa teha, pluss ta võimekus on 500 kilo tunnis. See on jah 300 kuni 600, sõltuvad kui palju kaupa on vaja välja võtta ja kui keeruline see väljavõtmine on.
ei olegi ma ei tea, teie seade on vist isegi uuem, te ostsite hiljem vist jah selle? törts hiljem, jah. Just nii, üks küsimus. Seda sklerootini probleemi, et kas seda on palju olnud või? See on mõnedel aastatel on olnud see põldudel jah, mõnedel aastatel, aga jah, see sõltub puhtalt aastast, näiteks 2017, kui oli hästi niiske aasta, oli seda palju, väga palju. Et ja siis oli erinevaid muid hädasid ka, selle tõttu ongi väide, et kanepile sobib pigem ekstreemselt kuiv, põuane selline aasta, mis teistele kultuuridele ei sobi. Sobib maisile, kanepile, mingite sellistele kultuuridele, mis on sügava juurelised ja tahavad seda kuuma ja kuiva ilma. See kuiv peaks olema siis septembris kuskil? Ei, pigem see kuiv sobib kohe algul talle. Ja kui te külvate, siis kanep ei taha kindlasti seda, et mulla kinni tambite. Ja kui on külvi aeg või selline ja vaatate, et järgnevad 2 päeva sajab ülikõvasti vihma ja teil on raske savimull näiteks, siis pigem soovitan külvata peale vihma, mitte enne vihma. Loomulikult tekib probleem, et kui te olete selle mulla ära kündnud, siis see ülemine mullakiht imeb nagu kuivatuspaber selle vee sisse ja ta võib-olla ei saa nädal aega sinna peale, aga see on parem variant külvata hiljem soojaga kui suhteliselt jahedaga enne vihma, see vihm tambib maa kinni koorikusse, ta jääb mingil määral koorik olla, ta on küll tugev taim, aga siis saavad eelise umbrohud ja kanepile üldse ei meeldi tallamine. Ehk ka näha, kui on põllud külvatud, põllu otsades on rohkem tambitud ja see talle üldse ei sobi. Et selle tõttu sobib talle selline kohe võhuline muld, et hapniku juurdepääs oleks tagatud igas olukorras. Ja seetõttu sobib ka talle turvas muld väga hästi, kus on. Ei ole väga vaja? Ta ei ole ülinõudlik, aga loomulikult pH võiks olla seal 5,5, 7, see oleks tavaline standard selline, et jah. Kui selle sklerootimi eelneva jutu juurde korra tagasi tulla, et samamoodi on mõni aasta nagu konnatatart näiteks rohkem näha, et see on ka nagu aastates varieeruv. See konnatatar ei ole kanepi probleem, see on põllu probleem. Et selles mõttes on see... Aga ta ongi aastatega varieeruv, et mõni aasta on seda rohkem, mõni aasta on vähem. Toorest pea on ka ikka vist probleemiks olnud. Nii ja naa. See ongi nüüd jälle seesama koristamise hetk ja tegelikult me peame endale andma aru, et ega ei saagi, sellist hetke ei ole olemas, kui 100% kõik kanepiseemned on valmis. Ja midagi pole varisenud. Ja, sest et nagu see õis seal areneb järjest edasi, ehk siis alumised või varem valmis olnud emasõis saab selle tolmu kätte, seeme hakkab arenema ja samal ajal sealt tuleb järjest värskeid uusi emasõisi nagu juurde, et ehk siis ta nagu justkui turbasammal, et järjest nagu areneb edasi. Et alumised seemned, need, mis esimesena olid valminud, need on võib-olla juba küpsed ja tahaks maha kukkuda, samal ajal üleval viimased õisikud, mis on hiljem viljastunud, need on veel toored või siis seest tühjad. Et seal ongi siis see hetk, et kuna võiks sihtida sellist hetke, et on 80% sellest õieraost, siis ma ei tea, kas see on õige botaaniline sõna, aga ühesõnaga sellest õiest võiks olla 80% küpseid täitunud seemneid. Kindlasti jääb rohelisi niikuinii sisse, kindlasti jääb ka selliseid, mis jõuavad ennem maha kukkuda või jõuavad linnud ära süüa, aga see rohelise teema tuleb nagu sealt tegelikult ka päris palju. See on sisuliselt nagu tatar, ega tatar samamoodi. Ta ei ole kunagi päris valmis, osad on juba täitsa valmis, osad veel, tatar veel õitseb isegi enne, kui külm tuleb peale. Sorteerimisel on suhteliselt keeruline probleem. Hästi palju on, seal on nüüd siis Gravity lauda aitab kaasa päris palju, sest need, mis on rohelised, on ka seest tühjad ja nad on kergemad ja sellega me saame tegelikult sellise gravitatsioonilauaga kätte need, mida on siin videos ka näha, tegelikult seda raputavat hetke mitte veel, aga ühesõnaga, mis separeerib siis raskuse järgi ära, see oli Joconveer, see on ka Joconveer, ma ootan seda hetke, aga seda ei tule. Ühesõnaga, jah, kaalu järgi sorteerimine on ka võimalus, siis gravitatsioonilaud on selle asja nimi, see. Jah, et seal oli küll kooritud seeme peal, aga täistera puhul töötab samamoodi. Ikkagi, et kui sadanud koristab 3 kombainiga kuu aega, siis tegelikult need
varised ja mitteküpsed tegelikult ei ole, suures pildis ei ole probleem. mitte nii suur. Terase keskmine saak on võimalik teha. Et seal külviga sa ei saa seda ilmselt nii väga seda küpsemise hetke nagu paika. Ei, tõenäoliselt ei saa, jah. No, mis see on, kui sadala jaoks ei ole probleem, kuu aega koristada? On küll, me ei tahaks kuu aega koristada, me tahaks 2 nädalaga koristada, päriselt ka. Sellepärast, mida pikemaks koristusperiood venib, seda ootamatuks läheb ilmastik, oktoobri lõpuks näiteks. Eestis on suhteliselt 2 nädalaga ära koristada, enamus Eestis. On suhtelised? Ma arvan, et oma selle, mis oma külvinurmi, mis külvimaad, ma arvan, 8 on päris. Väga hea, see oleks väga okei. Teine asi on see, et kui tulevad sordid, mis saavad varem valmis, et me sedasi saame seda konveierit pikemaks, et tulla siia suvesse rohkem. See probleem on see, et kui ettevõttes on kõik klahvkombainid või ühe rootoriga kombainid, siis ei ole mitte mingit probleemi. Kui me tahame saada suhteliselt väikse koristuskaoga saada kätte suuresaagilist talinisu ja talirapsi ja selliseid kultuure, siis me oleme sunnitud kasutama hübriidkombaine. Ja nüüd see on kompromiss siis, kas koristame kauem nende vähesemate klahvidega või võtame kogu kombainipargi näiteks üherootolised või klahvid ja lepime suurema koristuskaoga suuresaagiliste kultuuride puhul. See on selline kompromissi otsimine. Raha on vähe, see tähendab ühtlaselt, see on see sõna. Kas sul sadalas on mingi kultuur, mille sa paned endale rotatsiooni aluseks, mida sa kõige rohkem tahaksid kasutada? Mis on sinu jaoks kõige tulusam? Sõltub aastast väga palju ja sõltub ilmastikust. Kuni aastani 2024 oli see võib-olla taliraps. 2023 meil hullult vedas. 2023 ei saanud sadalas ja tormas pihta öökülmaga nii palju. Küll aga Põltsamaa kandis oli meie põldudel öökülm ja Puurmani kandis oli öökülm ja seal oli, et see saagi vahe oli 1,5 tonni. Et sadalas ja torma kandis olid 2023 4-tonnised rapsisaagid ja üle selle. 2024 me saime kõigega pihta, millega pihta andis saada, ehk talvine külm on ju, mis jättis taimiku meil alles, siis kevadine öökülm, mis kahjustas veel seda, siis tulid maikuu, korralik putukalaks ja kõik asjad, ühesõnaga kõik, mis olla üldse sai. Ma loodan, et nüüd 5 aastaks on nende jamadega ühel pool. Rohkem jamasid ei tule, aga see on lootus ainult. Et talinisu on võib-olla selline suht stabiilne kultuur olnud ja talinisu on olnud eelviljana siis meil ka väga paljuski kanepi eelvili tavas. Vanad targad räägivad, et jamad käivad 7 aastat tsükliga. Jaa, küsimus, kuna see 7 aastat on lõppenud, iga aasta on mingi jama. Seda on raske öelda. Mulle meeldivad väga liblikõlised, mitte niivõrd hernes kui uba. Miks uba? Sellepärast, et uba on jälle tsüklist väljas, ta on enne kanepit vahetult, järgi on otsekülvis ülihea külvata talikultuure. Väga hea on külvata talikultuure. Mais on üks väga hea kultuur, aga me kasvatame maisi päris palju siloks, et maisi järved me külvame ka otsekülvis, külvame talinisu. Et talinisu lähebki üldiselt meil talirapsi järgi 100%, siis läheb sinna 100% oa järvelt, 100% herne järvelt, otsekülvis. Maisi järvelt läheb talinisu, kui vähegi ilm kannatab või ajaline vaade. Ja kaeva järvelt läheb talinisu otsekülvis. Ehk kaev on ka üks ainuke kultuur teraviljana, mais on ka teravili, mille järgi läheb siis talinisu. Ehk talinisu pind on proportsionaalselt päris suur, umbes 3000 hektarit midagi peale. Et selle võrra see kanepipind, see 800 on, ta ei ole mitte liiga suurt kultuur, aga ikkagi siiski suhteliselt suur kultuur. Et oluline saada selline konveier. Talinisu teise aasta oma ka? Kuidas? Kas teil on teise aasta talinisu ka? Ei, me mitte kunagi ei pane teravilja teravälja järgi, välja arvutud siis jah, kaeva järelt külvame talinisu. See on ainuke koht. Mitte kunagi me ei pane talinisu järgi, rapsi järgi, kanepit kanepi järgi, sellist asja ei tee. Et just haiguste leviku pärast. Aga mis teil mahedas on see sama järjekord, mis lugesite? Mahedas on tavast olnud niimoodi, et kui mahedas on sellised kultuurid meil olnud, nagu talirüps, siis on olnud talirüps, see ei ole nüüd õige järjekord, talirüps, hernes on olnud mahedas, on ju, mahedas on olnud kanep,
mahedas on olnud tatar, mahedas on olnud kaer, sellised kultuurid on mahedas olnud maas. Me ei ole kasvatanud mahedas nisu ega otter ega mingid sellised kultuuri ei ole kasvatanud. Ja maheda pind on kindlasti oluliselt vähenenud, kahjuks me oleme kasutanud mahedas võib-olla ka sellised maid, mis ei ole tavatootmisse liiga palju sobinud, väiksed lapid, taimekaitsepritsi jaoks sobimatud, ma ei tea, majade lähedal, midagi taolist. Et jah. Ja kindlasti kanep on üks koht olnud, kus me oleme saanud viia ka taimekaitsetöid kõvasti allapoole, ka tavas, sellepärast, et lihtsalt taimekaitsepritsiga pole sinna peale asja väga. Et selle tõttu taimekaitsepritsiga järjest rohkem läheb aeg kriitilisemaks ehk tuuled, siis on erinevad nõuded, mida tuleb ilusti täita, erinevad ja öökülmad on ja siis on jälle liiga päiksepaistene, siis on jälle tuul ja 100 häda ühesõnaga, et see taimekaitseprits, mis maksab väga palju. Kuidas? Mürki ka lõpus enam ei ole. Mürki me ei kasuta, me kasutame taimekaitsevahendid. Ma ütlen, seda ka pole. Need on olemas, aga jah, nende valik läheb piiratumaks, olen nõus. Ehk tuleb luua ka tavatootmises kombinatsioone, kuidas moodi neid sisendeid vähem kasutada. Ja antud juhul ikkagi see läbi erinevate kultuuride kombinatsiooni toimib järjest paremini. Seesama näiteks tatra ja oa segu küll näiteks, et külvad oa maha ja pärast külvad sinna tatra orrasäkkega sisse hiljem ja tegelikult see töötab niimoodi, et sa ei pea ühtegi taimekaitsevahendit kasutama, isegi herbitsiidi mitte. Et sellised asjad töötavad ja hiljem sorteerid selle lahku, et iga tootja peab ise otsima seda nagu kombinatsiooni, mis tema muldadele, tema piirkonnale ja tema tehnoloogilisele paketile kõige paremini sobib. Kas see on kanep või midagi muud, vahet pole, oluline, et see tulu teenite. Sealt tuli küsimus vahepeal. Jaa, et läheks kanepi juurde tagasi, põllutehnoloogia on küll huvitav ja kõigile vajalik, aga siiski me oleme kanepi mitte päeval. Selline kiire küsimus, et kas on sellist kanepisorti, mida kasutatakse ka pigem nagu tee sekkudes? Teha tee. Kanepi tee on väga tõusel trend. Samast, Eestikest annab ka teha. Igas kanepisordis saab teed teha. Martin ilmselt räägib sulle pikalt seal sellest, mida, jah, küsi täpselt, aga minu arvamus on vähemalt see, et saab kõigist teha, aga see läheb natukene aiandusvaldkonda, on ju. Jah, saab, ikka saab. Seemne pead tagasi müüma. Aga siis sa ei saa teed, sest sa teed õiest tee juba. Aga... õiest tegema, Ökopoodis juba 10 aastat tagasi müüdi leheteed. Ja saab küll tegelikult, ja olen Eestikest teinud, tegelikult on väga hea maitse. Ja. Töötab. Aitäh. No võt, nii. Põrismikleni saab teed teha, lihtsalt kui väga palju panna, siis ta... Läheb mõrk, rääb kibedaks, jah. Ma on ise juba. Ei, ta on meeldivam, kui ta on nagu lahja. Viimane küsimus Martinilt. Jah. Pärast saab edasi rääkida, ega ei pea ainult siin ruumis. Mis sõelad siis üles ja mis sõelad alla, et puhastamised, mehaaniline puhastamine, pilu või ümar? Ümarad sõelad on põhiliselt, Estik puhul on see hea, et saab kuni 2,5 ümarat kasutada alumiseks sõelaks, ülemine võib ta olla seal mingisugune 5,5-6 näiteks, et saada suurem kaup kätte. Aga alati, kui sul on proov olemas, seeme iga aasta on erinev, kui sul on päriselt seeme olemas, saab alati meie pool pöörduda. Meil on väike laborisorteer olemas, kus saab päris täpse kogemus, või selles mõttes tulemuse, et saame sellest kindlasti jooksvalt üle rääkida. Võib julgelt pöörduda. Mahki keskused, et mahedas kanepi kõige parem meeled on vilja järgi ja mis asjadest on? Kõige parema meelega paneks sellise kultuuri järel, kus umbrohtumus on võimalikult madal, ehk kaer on kindlasti üks mahedas, mille järgi paneks. Kindlasti on näiteks tavaline punane ristik, mis on eelmise aastal on taljas väetiseks näiteks. Kindlasti selle järgi võiks ta minna. Mis veel? Talirüpsi järgi kindlasti mitte. Just valgemänaaniku mõttes. Mis veel on? Tatar järgi kindlasti mitte. Probleemne. Mis veel valikus oli? Mis meil veel? Evnes.
okei, kindlasti mingil määral on valgemäleku oht, aga ma arvan, see on pigem minimaalne, et hernejõelt on ka okei, jah, tegelikult on hernejõelt ka. aga kui talirüps on välja läinud talvega? Kindlasti mõned taimed on võib-olla seal alles, ma arvan. Aga muidu iseenesest jah, iseenesest siis võiks nagu teha, et aga seal on kindlasti mõned taimed alles, et see võib probleemiks osutuda, et need taimed kasvavad sisse, mis iseenesest ei ole ju probleem. Talirüps on nii peenikese seemnega ja talirüps selleks ajaks variseb ammu juba ära, kui sa kanepit koristad. See võib-olla see ei olegi nii suur, sõltub, kui palju on välja läinud. Väga õige küsimus, lihtsalt hästi viimane kommentaar sellesama hävinenud talirapsi või rüpsi kohta ongi see, et päris mitu korda on saadud häid tulemusi sellega, et taliraps on hävinenud ja siis on kevadel külvatud sama pinna peale kanep. Muidugi haigustest me ei räägi siin ja me ei ole sealt saanud ka vastu näppe kõvasti, aga põllumehed on saanud häid saake, sellepärast et tegelikult sügisel ilmselt on juba sügavam harimine, mullaharimine tehtud võib-olla. Teine asi on kasutamata jäänud toitained. Ja raps on tõmmanud selle sisse ja need on, ta mädaneb ju maha seal ja vabanevad uuesti need. Ja. Aga me vist peame... Enne tund või oleneb umbrohtumisest. Tavas me pigem oleme nüüd läinud seda teed, et me teeme sügisel sellise subsoilingu ehk siis 45 senti sügavalt. Pealmist punnapinda ei liiguta, lihtsalt kobestame ära, suured kivid tulevad välja, korjame ära ja siis pigem läheme arvatavasti sellise tehnoloogia, kui me lähemegi külvama näiteks võib-olla fookuse kaupis, mis kobestab ise nagu selle pinna ära ja kohe külvab, nii et me teda täiendavalt ei tambi kinni. Et see jätab siis selle subsoilingu maa hästi sügavalt õhustatuks ja katsume proovida sel aastal niimoodi. Oleme ka ennem teinud niimoodi. Mõnes mõttes on võib-olla mõistik ka seda, et see kevadel, kui varakult selline, meil jääbki sügisel kõrvetüü. Me ei tee sügisel mingit mullahavi, mis see mõttetu, see ei anna mitte midagi ja lööb maa mustaks, et pigem erosiooni vältimiseks on seal vahekultuurid ja kõrvetüü on ju ja kevadel läheb võib-olla siis kelli peale või mingi selline hästi kergelt korv asi, mis teeb selle maa mustaks ja aitab maad soojendada ja samal ajal hakkavad seal umbrood kasvama. Et me hävitame selle külvi käigus tegeleva mullaharimisega, siis hävitame ka need umbrood ära, kui me ei kasuta herbitsiidi tavas. Kuigi tavas on võimalik herbitsiidi kasutada kanepil. Mahedas on just seesama võib-olla seesama natuke teistmoodi. Mahedas võiks võib-olla sügisel olla see maa tõmmatud pealt mustaks, lastud nende seemneumbrohtadel kasvama, talv hävitab nad ära ja siis kevadel sekkuda siis kas tüükultivaatoriga või siis tõesti advaga, kui on seda vaja teha. Et me oleme teinud mõlemad variandid on töötanud. Aga kanepil on ka oluline, jah, ta ei karda üldse öökülma. Seesamas põhuvaalus praegu kasvab, see kanep on juba selline, kasvab, mingi probleem tal ei ole, et selle mõttes võib varakult külvata ilusti. Ja isegi võiks väita seda, et tema kasvab ka juba siis, kui umbrood veel ei kasva, et ta saavutab selle mingisuguse eelise. Et teine variant, kui need umbrood on juba kasvama läinud, siis sa lihtsalt hävitad need mehaaniliselt ja siis külvad kanepi ja kui kanep satub hästi soodsatesse tingimustesse, siis ta tuleb väga kähku üle sealt. Aga praegu meil on kahjuks aeg saanud läbi. Et natukene läksime ka üle, aga ei ole vast hullu midagi.